Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Teen täna ladumise minevik, olevik, tulevik 2 grupiga, saate valida siis oma grupisid, meelepärase grupi. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis resoneeruda. Kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Ja kui on soov hakata oma emotsioone vabastama, siis samuti võite siis minuga ühendust võtta, seepärast et see osa on ka siis minu poolt kättesaadavaks tehtud teile. Kui ma resoneerun teiega ja tõmme on, siis võite julgelt ühendust võtta. Sest kui me siis oma emotsioonide ka ei tegele, ehk siis oma emotsioone ei vabasta, saab ego kergesti meie elu üle võimust võtta ja ego siis kasutab allasurutud tundeid enda kasuks ära, et luua enesekaitsemehhanism, mis võib viia siis võõrdumiseni, kannatusteni ja konfliktideni. Et see siis mõjutab tegelikult meie elu mitmel viisil. Ja ego kasvab siis hirmust ja valust. Ja kui me ei vabasta oma emotsioone, hakkavad need kuhjuma meie alateadvusesse, ego võtab need kasutusse, et luua siis nii-öelda see valekaitsemehhanism, mis aitavad vältida valusaid tundeid. Aga tegelikult ei peaks inimesed vältima valusaid tundeid, vaid just nimelt need läbi tundma. Ja läbi selle siis hakkabki inimene ennast kaitsma, oma seisukohti, oma identiteeti, väga agressiivselt võib seda teha veel, kuna siis ego kardab seda haavatavust. Pluss veel sinna omakorda inimene hakkab vältima sügavaid ja tähendusrikkaid suhteid, sest ego ei taha kokku puutuda mineviku valuga. Aga just selliste lähedaste suhetega tekivad sellised, kerkivad mineviku valud pinnale sealt alateadvusest, sest inimesed trigerdavad meid, just eriti lähedased suhted. Ja tekib selline pidev vajadus tõestada enda väärtust, sest alla surutud ebapiisavustunne sunnib meid otsima siis välist kinnitust. Ja ego loob siis omakorda illusiooni kontrollist, et ego tahab meid siis nii-öelda veenda, et me peame elu kontrollima ja emotsioonide vabastamine teeks meid nii-öelda nõrgemaks. Seetõttu võib ego sundida meid või siis nagu võtta võimu üle meie üle ja loob siis sellise olukorra, kus inimesed hakkavad oma tunnete eest põgenema läbi siis töö, meelelahutuste, sõltuvuste ja muude väliste stimulatsioonide kaudu. Aga samas ta hoiab meid mineviku haavadest kinni, sundides meid taas ja taas samu lugusi peas mängima ja läbi nende samade olukordade, kuna me ei ole neid emotsioone vabastanud, me loome taas uusi olukordi, milles me tegelikult ei taha olla. Ja ego loob ka illusiooni siis sellest, et probleem on alati välises maailmas, takistades meid oma sisemaailmaga tegelemast. Ja ego mõjutab väga palju siis nii-öelda meie suhteid. Ja kuidas siis on see, et ta muudab teised oma emotsioonide süüdlasteks, selle asemel, et võtta vastutus oma tunnete eest ise. Me kogeme tihtipeale konflikte ja draamat, sest ego tahab alati olla õige ja kontrollida teisi. Tõmbume siis inimestest eemal, kartes haavatavust ja tõelist lähedust. Samuti ego mõjutab meie otsuseid ja elukvaliteeti.
Kui siis meie emotsioonid jäävad vabastamata, siis ego domineerib. Siis me tegutseme reaktsioonidest, mitte teadlikult. See tähendab, et reageerime hetke emotsioonidele ega mõtle sügavamalt asjade üle. Võime kaotada ühenduse oma tegelike soovide ja intuitsiooniga, sest ego keskendub nii-öelda ainult enesekaitsele ja välistele saavutustele. Võime kogeda siis pidevat sisemist rahutust, sest ego otsib alati rohkem edu, rohkem tähelepanu, rohkem kontrolli. Ja kuidas sellest mustrist välja astuda, ongi emotsioonide puhastamine. Ego ei ole iseenesest selline vaenlane, aga kui see kontrollib meie elu, ego on siis programm, mis toitubki sinu emotsioonidest ja minevikulugudest, mustritest, ja ta ei ole nagu selles suhtes vaenlane, vaid ta on perfektne võimalus nendest mustritest vabaneda. Et see kontrollib siis meie elu, see võib meid õnnetuks teha, selle asemel, et ego siis tahab võidelda, saab siis seda tegelikult teadvustada ja suunata. Ja sina nagu otsustad, kes siin siis parasjagu otsustab. Aga tihtipeale inimesed siis ei ole teadlikud, et ego tegelikult teeb nende eest kõiki valikuid ja toiminguid. Et emotsioonide teadvustamine on väga oluline ja nende vabastamine. Ja jah, et see on ülioluline. Ja siis ei ole egol ka nagu seda pinnast või seda materjali, kuhu haakuda või kust võtta neid lugusid su enda pähe, mis tekivad su enda pähe, selline võitlus, konflikt, draama, kontroll, kõik need, mis siis tekivad läbi ego ja teie emotsioonide. Et neid ei ole siis tegelikult vaja endaga kaasas kanda ja elu muutub palju lihtsamaks, kui te siis hakkate oma emotsioone vabastama. Ja see võimalus on täiesti minu poolt saadav, kui on huvi. Kui tunnete tõmmet. Jah, nii on. Aga liigume edasi siis esimese grupi juurde, minevik, olevik ja tulevik. Ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame teie mineviku sündmuseid või mineviku energiat, millest te olete siis olnud. Grupp number 1, teie minevik. Ilmselt teil on mingit laadi valikud. Kas liikuda edasi või jääda sinna, kus teil praegu siis või sel hetkel olite. Et minevikus on teil olnud midagi sellist, kust võib-olla on selline, te olete nagu kahe vahel olnud, valikute vahel. Et kas lahkuda siis sellisest turvalisest tsoonist, kus te olete varasemalt olnud päris pikka aega ja liikuda millegi uue suunas ja võtta see risk ja julgus ja minna selle suunas. Et siin on päris tugevad sellised valikute võimalused, et teil on raske mingisuguseid otsuseid võib-olla oli raske mingisuguseid otsuseid vastu võtta. Et siin on sellised energiad. Midagi on nagu emotsionaalselt vajaka jäänud selle mineviku osas või olete pikemat aega mingisuguses situatsioonis olnud, kus emotsionaalselt nagu
jääb teil midagi vajaka. Võib-olla võib siin olla ka selliseid inimesi, kes nagu pendelevad erinevate võimaluste vahel. Aga ikkagist te nagu soovite teha kindla valiku ja saavutada see julgus, et astuda see samm sinna tundmatusse. Et jah, minevikus sa oled püüdnud võib-olla mingisugust tasakaalu leida. Võib-olla siis ka võib siin olla töö ja eraelu vahel, raha, suhted ja nii edasi, kuidas kellegile. Et siin on nagu mingisuguste erinevate võimaluste vahel žonglöörimine. Ja siin te olete pidanud olema selline paindlik ja justkui selline kohanemisvõimeline. Võib-olla sul on mitu asja korraga käsil, võib-olla sul on mitme asja eest vastutada olnud. Võimalik, et sa tundsid sisemiselt pinget mingite olukordade suhtes või millegiga seoses, aga väliselt püüdsid nagu hoida kõike nagu tasakaalus, stabiilsena. Ja et kohanemisvõime on sul päris hea. Aga sa oled siin soovinud ka uute alguste poole liikuda ja sa tahad nagu, võib-olla sul on soov olnud millestki vabaneda või mingisugused uued asjad ette võtta või millegi uue suunas liikuda, et miski, mis on sulle siis rahutust sisemiselt tekitanud, et sa tahad nagu teha mingisuguse oled tahtnud teha mingisuguse valiku, et selle suunas ka siis liikuda, aga see on nagu jah, et ilmselt sa oled selle sammu ka teinud või siis kaalusid seda sammu teha. Et sa oled võib-olla alustanud, sa oled siin minevikus võib-olla midagi alustanud, millegi uuega või plaanid alustada millegi uuega, suhte, elustiili, karjääri või ma ei tea, reisi või uue eluga lausa. Või see võib olla ka täiesti vabalt selline uus vaatenurk ja entusiasm millegi suunas liikuda, sest ilmselt sa oled nagu sellest, jah, et siin nagu emotsionaalselt jääb midagi vajaka. Ja et sinu jaoks võib-olla on oluline selline, kui vaadata suhte tasandilt või suhtlustasandilt, siis kindlasti sinu jaoks on väga oluline sügav emotsionaalselt rahuldav pakkuv suhe või armastus. Et see maailm oleks võib-olla tasakaalus, nii emotsionaalne kui see füüsiline. Ja sa oled tahtnud siis siin minevikus mingisuguseid muutuseid luua ja selle suunas liikuda. Nii, vaatame teie oleviku hetke. Grupp number 1. Et oleviku hetkes te olete ikkagist valikute vahel, segaduses ja te ei tea täpselt, mida teha. Siin võib olla tegu inimestega, kellega te olete võib-olla sellises erimeelsuses või konfliktis, ei jõua nagu konsensuseni, kokkuleppele, võimalike võimalusteni, et samuti siin on nagu need egod põrkuvad kokku, kui me vaatame seda pinnapealselt inimlikul tasandil, siis inimlikul tasandil tegelikult ongi ainult siis ego kokkupõrked ja egost siis suheldakse või meeletasandilt ja meelest siis
tulevad siin sellised erimeelsused ja ei vaadata asja läbi armastuse ega südame, vaid ja siin ongi siis need emotsioonid, mis saavad omavahel kokku ja põrkuvad. Et siin tihtipeale siis ei taheta ka vaadata iseenda sisse sügavamalt, et kui sa teed selle otsuse ära, et siis kardetakse tegelikult mitte seda otsuse tulemust või mis sellest otsusest nüüd võimalikuks saab, et kas ma teen vale valiku või ma teen õige valiku. Mitte inimene ei karda seda, kas ta teeb vale või õige valiku või mis edasi saab, vaid ta tegelikult kardab iseenda emotsioonidega kokku saada. Seepärast, et kui ta selle valiku ära teeb, siis ta kardab seda emotsionaalset laengut, mis siin siis pinnale kerkib ja ta ei pruugi sellega toime tulla, ta kardab sellega kokku saada. Aga see on muidugi ideaalne võimalus oma emotsioonid lõpuni tunda. Neid ei tasu karta, need tulebki lõpuni tunda ja läbi oma kehast lasta. Alles siis sa jõuaksid sellisesse tasakaalukasse kohta. Et siin on jah, et isegi kui te arvate, et te olete teinud valiku, siis päris kindlasti siin ma näen energeetiliselt, et otsustamiskoht on siin olemas, et nagu mõeldakse, et tuleb teha nagu mingisugune samm või mingisugune otsus, aga teie emotsioonid ja see meel on teid nagu üle võtnud ja te ei taha valikuid teha või te ei oska valikuid teha. Kas ei suuda või ei taha või te arvate, et ei suuda teha. Et siin on jah selline südame ja mõistuse kokkupõrge justkui. Võimalik, et ka kannate nagu siin otseses mõttes silmaklappe, piltlikult öeldes. Et sa keeldud nagu tõe või reaalsuse täielikku nägemist. Et sa võid olla siin kas reaalselt teise inimesega konfliktis või ka sisemiselt iseendaga konfliktis ja valikute ees. Võib-olla olete hetkel sellises teadmatuses, et mis suunas siis liikuda või mis teid ees ootab või sa siis tõesti lükkad seda otsustamist edasi. Ja samuti siin on päris kindlasti emotsioonide mahasurumine. Ja sa nagu neid otsuseid püüad teha siis läbi mõistuse. Või siis võib nagu ühest äärmusest teise liikuda see, et kord sa püüad teha neid otsuseid läbi mõistuse, siis jälle need emotsioonid, mis nagu kerkivad sulle sellega seoses pinnale, et sa oled nagu sellest mõistusest ja emotsioonidest mõjutatud. Et sul on nagu blokeeritud selline küllus ja loovus ja võib-olla ka selline naiselik energia või siis armastav energia. Võid olla siin väga selline enesekriitiline või ka väljapoole kritiseeriv. Aga see näitab niikuinii, kui te olete väga kriitiline, siis välise suhtes, siis see näitab ka, kui kriitiline sa enda suhtes oled, enese suhtes. Et võimalik, et sa oled liiga sõltuv teisest inimesest. Et siin on nagu see tasakaalu puudus, et kui siin te üritasite seda tasakaalu hoida, siis siin on nagu tasakaalu puudus. Et te püüate nagu välise kaudu oma tühjust täita. Aga seda te ei suuda iialgi. Et sa võid siin tunda ennast täiesti tühjana ja väsinuna ja loovus on blokeeritud
ja te tunnete emotsionaalset kurnatust. Enesehinnang on lüüa saanud päris kindlasti, eriti kui olete panustanud võib-olla teiste heaolusse või et panustanud nagu teiste heaolusse, aga sa oled iseennast unarusse jätnud. Ja see võib-olla oleks äratus sulle, et sa pead rohkem enda eest hoolitsema, mitte teiste heaolu eest. Ja samuti, et selline lähenemine elule või suhetele on väga vale arusaam näiteks, et ma olen kõik endast andnud ja ta ei, näiteks kui keegi lahkub sellest suhtest või see suhe ei jää püsima, siis on väga vale arusaamine see, et ma süüdistan teist inimest, et tema ei jäänud nagu minu kõrvale, sellepärast mina tegin kõik selle suhte jaoks ja andsin kõik selle suhte jaoks. Et siin on seda kaotusvalu ja pettumust ja kahetsust ka võib-olla omakorda, et keskendutakse pigem sellele, mis on läinud, mitte sellele, mis veel on alles ees ootamas ja tuntakse seda kurbust ja leina. Ja sageli unustatakse selle juures see, et väga palju võimalik potentsiaal on või võimalusi on endiselt olemas su elus, mis iganes eluvaldkonnas sa siis seda näed. Et siin on jah see südamevalu kogemine, pettumused ja tagasilöögid, emotsionaalselt kurnatus, allasurumine, millestki on lahti raske lasta. Aga päris kindlasti kõik ei ole siis veel kadunud, et kui te sellest seisundist välja tulete ja see on perfektne võimalus siis jälle oma emotsioonid vabastada. Et siit on ikkagist tee edasi. Et jah, sa seisad nagu praegusel hetkel pigem selliste valikutega ja konfliktidega silmitsi. Sa võid lükata oma otsuseid edasi või sulgeda end emotsionaalselt ja võib-olla jah, sa tunned nagu sellist emotsionaalselt tühjaks pigistatuna või võitled selle eneseväärtustamisega. Aga ma näen, et siin on jah hästi tugevalt sõltutakse nagu teisest või kellestki või millestki, mida sa ilmselt oled võib-olla kaotanud siis. Ja leinad siin midagi, mis on võib-olla kadunud, olgu selleks siis suhe, lootus või osa iseendast, kuidas kellegile, töö, mida iganes. Aga siin on võimalik siis oma fookust muuta ja hakata puhastama neid emotsioone. Et tegelikult sa vajad aega siis enda jaoks, enesevaatlemiseks, lubada endal tunda neid tundeid, siis sa saad ka edasi liikuda. Aga inimesed kardavad väga oma tundeid tunda. See on nagu üks proovikivi neile. Väga suur proovikivi. Aga tunnete tundmisest pole mitte midagi halba. Sa pigem vabastad ennast igasugustest kannatustest. Nii, aga lähme vaatame edasi siis, mida on oodata tulevikus selliste energiate põhjal. Mida on oodata tulevikus? Grupp number 1. Ilmselt siin, kui on näiteks suhtega tegu, me võime seda suhte tasandil ka vaadata sellisel viisil. Kui on suhtega tegu, siis te püüate manifesteerida või soovite seda suhet taastada.
Ähm, Te püüate taastada, et oleks taas kokku tulemine ja et kui siin oli mingi emotsionaalselt suhte tasandil jääb midagi vajaka või puudu, sa tunned, et sa pead mingisuguse valiku tegema või püüad seda tasakaalu hoida, et siin on mingisuguse kahe valiku vahel laveerimine või siis olete kuidagi seotud mingisuguse laveerimisega, et mingisugused erinevad võimalused on siin või erinevad situatsioonid, mille vahel siis liigutakse ja sina nagu soovid võib-olla seda uut värsket algust, aga mitte sellisel viisil enam, et siin tuleb mingisugused vajalikud valikud teha, siis siin oleviku hetkes ma näen, et te olete sellises faasis, kus siin on mingisugused erimeelsused, konfliktid ja te ei ole omadega tasakaalus ja siin on nagu mingisugune lein või kaotusvalu. Et siis siit ma näen jällegi tulevikus ma näen, et te soovite nagu võib-olla mingit ühendust taastada, te manifesteerite, soovite seda. Võib ka olla see, et tegelikkuses võivad olla ka siin sellised inimesed, kes püüavad minevikku siis selja taha jätta ja manifesteerivad seda, et nad loovad midagi uut ja jätavad maha selle raskuse ja valu või selle mineviku taaga, mineviku pagasi, mida siin siis seljas kantakse, et päris raske on siin, aga te ei näe nagu võimalust kohati, kuidas sellest olukorrast väljuda. Aga siin võib olla jah, et taastada mingisugune suhe, võib ka see olla, mida te soovite väga, et alustada nagu justkui otsast. Et jah, siin on, tahetakse nagu uut algust luua kellegiga, meesterahvaga, võib-olla lepitust, võib-olla sellist siirast avatud suhtlust, kus siis see torn sai kokku kukutatud või siis, et midagi nagu teil purunes siin, eks ju. Ja see valmistab teile väga palju raskust ja seetõttu te püüate seda suhet taastada või soovite, et see taastuks. Et see minevik jääks selja taha ja see minevikus purunenud suhe, minevik võib olla ka eilne päev, eks ju, minevikus purunenud suhe saaks taas kokku tulla. Aga pidades siin silmas seda, et see emotsionaalne taak tuleb sellega maha panna, et kui te tahate seda suhet taas luua või taas kokku tuua, siis te peate oma emotsioonidega tegelema, et siit teist valikut ei ole. Sest muidu kaks emotsionaalset pagasit saavad uuesti kokku. Alguses võib see suhtetasand olla selline, kus inimesed armuvad ja on kõik ilus-kena. Aga mingi hetk inimesed hakkavad suhtlema läbi oma emotsioonide ja oma suguvõsa mustrite ja emotsionaalsete pagasite. Ja kui sa sellest teadlik ei ole ja oma emotsioone ei puhasta, siis on suht võimatu jõuga sealt läbi minna. Või siis kui on, siis on see väga nagu keeruline ja raske teekond sinu jaoks ja kannatust täis olukord, et kõige lihtsam moodus on ikkagist oma emotsionaalne pagas langetada. Et mineviku need mustrid ja sündmused ja emotsioonid ei saa enam sind praeguses hetkes või oleviku hetkes mõjutada, sest me reageerime. Kui miski meid trigerdab, siis me reageerime automaatselt ja me ei kontrolli ennast, sest me oleme automaatpiloodi peal. Ja need alateadvusest, need tulevad lihtsalt pinnale ja sa käitud nii, nagu sa käitud, kuigi sa võib-olla ei taha niimoodi käituda. Või sa ei taha niimoodi tunda. Ja kõik, mis väljastpoolt tuleb, see on sinu enda emotsioon sinu enda sees. Me arvame algselt, kes ei ole veel teadlik sellest, et see väline situatsioon on süüdi, aga see on väga teadmatuses elamine. Teadlik ja tark inimene teab, kes jõuab sinna
kes jõuab sinna sellel teekonnal, kus ta parasjagu asetseb, teab, et väline situatsioon ei ole kunagi süüdi, vaid väline situatsioon trigerdab sinus emotsiooni ülesse, mis on sinu enda sees. Sina annad välisele olukorrale hinnangu, sina tunned seda emotsiooni või seda viha, iga viha, kurbus, armukadedus või mis iganes on sinu enda emotsioon ju. Ja see inimene ei tee sulle mitte midagi, vaid toob sinu emotsiooni lihtsalt pinnale, mida sa siis jälle alla surud või välja paiskad ja süüdistad, et teine inimene on selles süüdi. Teine inimene ei ole selles kuidagimoodi süüdi. Et teadlikkus teeb vabaks meid. Ja nii on. Aga jah, siin tuleb oma emotsioonidega tegeleda, oma emotsionaalse pagasiga. See raskus, mida te kannate, te jäätegi seda kandma ja see jääbki teie elu mõjutama, kui te ei vabasta seda. Alles siis, kui te vabastate, siis hakkate seda kergust tundma. Ja toimub siin ärkamine ja avardumine ja teie loomisvõime on ka palju kiirem ja sest inimene loob kogu aeg tegelikult. Ta ei ole lihtsalt teadlik sellest või siis kui ta mõtleb vahest arva, et ja ma tean, et ma loon oma elu, aga ta ei ole teadlik, kuidas ta seda loob. Või ta ei tee seda teadlikult, siis on vähe kasu, et ta teab, et ta loob oma elu. Või siis mõni inimene ei tea üldse, et ta loob oma elu, ta ei mõtlegi selle peale. Ta ei vaevugi üldse sügavamale laskuda. Ja võib-olla need mõtted, emotsioonid ja kõik muu ei lasegi sellel teha senikaua, kuni ta hakkab siis oma emotsioone vabastama ja tema teadlikkus muutub selgemaks ja kergemaks. Et jah, siis sa lood ka oma elus palju lihtsamalt neid asju, mida sa soovid siis kogeda oma elus, mitte siis puudusest, vaid sellest, et sa lihtsalt soovid seda kogeda ja need lihtsalt kukuvad sulle sülle, kui sa oled teadlik, kuidas luua. Aga selleks tuleb siis alustada justkui nende emotsioonide vabastamisega. Ja nii kaua, kui su emotsioonid sind kontrollivad või siis need emotsioonid sinu kehas on, siis ego loob nende põhjal kogu aeg siis mingisuguseid ellujäämisstrateegiaid ja lugusid ja miks ei peaks nii olema ja miks sa peaks selles kahtlema ja miks sa ei peaks avatud südamega elama ja miks ei tohiks elust rõõmu tunda ja miks sa ei tohiks armastada kedagi tingimusteta ja nii edasi, nii edasi. Et jah, nii on grupp number 1. Selline sai siis teie ladumine ja loodetavasti oli sellest ka abi ja meie kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile! Ja tere siis teine grupp, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame teie minevikku, olevikku ja tulevikku. Esmalt siis minevik, mis on toimunud teie minevikus. Number 2, minevik. Esimeses grupis oli sama müntide 2. Aga siin te olete nagu ilmselt valiku teinud millegi lõpetamiseks ja eemaldumiseks, et siin on mingisugune songlöörimine olnud või mingisugune laveerimine, et te olete püüdnud seda tasakaalu endas säilitada või hoida või et kõik oleks nagu okidoki, aga te olete nagu mingisuguse valiku, kes teinud midagi lõpetada, mis on teie jaoks väga raske ja valulik olnud ja emotsionaalselt kurnav, aga see olukord, kus te nagu siis lahkusite, see nagu emotsionaalselt ei andnud teile seda, mida te soovisite. Kuna siin on hästi palju valu ja emotsioone, siis päris kindlasti on need valikud tehtud emotsioonide pinnalt, mis on siis teid mõjutanud, et jah, et siin on väga tugev emotsionaalne seisund olnud teil minevikus. Et jah, siin on nagu jah, mingisugune otsus tehtud lõpetada midagi ja sealt lahkuda, kas ta on siis suhe, töö või mis iganes olukord teil parasjagu seal
minevikus siis aset leidis. Et seal oli sellist pinget, teil oli väga palju sisemist pinget, mida te siis püüdsite nagu väliselt võib-olla tundus okei, aga sisemine pinge oli väga nagu tugev teil siin. Vaatame teile olevikku hetke. Grupp number 2, olevik. No praegu tundub, et te tunnete praegusel hetkel sellist harmooniat ja rõõmu ja tasakaalu, palju päikest ja armastust sellist, et te püüate kas siis iseendaga tasakaalu saavutada ja tunda seda rõõmu ja naudingut ja päikest, nautida seda suve. Või siis, et te tunnete kellegiga koos ennast väga rõõmsalt ja heaoluliselt. Heaolu on siin nagu, heaoluliselt jah, kas sellist sõna, et see on laul. Tunnete ennast sellise õnneliku ja rõõmsana peaks mainima. Ja siin ongi võib-olla, kas te olete siis midagi uut loonud kellegi teisega või te olete saavutanud selle ise endaga, sellise seisundi. Või kelle iganes, võib-olla on see keegi siin suhte tasandil, võib-olla on see keegi siin sellest, kellest te lahku läksite, võib-olla on keegi uus, võib-olla te olete taas kokku tulnud ja leppinud siin ja nüüd naudite täiega seda rõõmu ja heaolu ja see ongi nagu õige. Et olla olevikus ja nautida seda ja kogeda seda, mis praegusel hetkel teile avaneb. Ja mitte mõelda siis ei minevikule ega tulevikule, vaid olla ja kogeda siin ja praegu. Või olete siis kellegi uue enda ellu tõmmanud või kedagi kohanud. Võib-olla kas tööalaselt, eks ju, see ka ei ole välistatud, et midagi uut olete oma elus saavutanud, kus te tunnete stabiilsust ja rõõmu ja emotsionaalset rahulolu. Kuigi ma näen, et siin emotsioone ikkagi pisut kontrollitakse selles olukorras. Et kuidas siis kellelgi, mis olukord on, aga näen, et praeguse oleviku hetkes on päris positiivsed energiat. Ja võib-olla kellegiga teil on väga tuline suhe või selline armastav, sügav ja samas ka kirglik suhe. Te võite temaga nagu kohtuda võib-olla reisides kokku saades või mis iganes suheldes, aga siin on kirg ja sügavad tunded tegelikult. Ja see pakub teile väga sügavat rahulolu ja rõõmu, heaolu. Ja. Mis on oodata tulevikus nende energiate põhjal siin. Tegelikult siin on kellegiga teil väga sügavad tunded ja side, kui vaadata seda siis suhte tasandilt, aga siin võib olla ka mis iganes muu olukord. Ma näen siin valikute tegemist, südamest valikute tegemist, asjad võib-olla tunduvad vahest sulle paigal jäävana olema. Siin on nagu, et kõik on nagu paigal, et miski nagu ei liigu. Siin on nagu müntide 7 ja müntide rüütel välja tulnud, kus on mõlemad need üliaeglased kaardid, et sulle võib kohati tunduda tulevikus, et miski ei liigu edasi, kõik nagu on paigal ja siin on siis oluline sul märgata oma südant, mitte siis lähtuda mõistusest ja kui teil tekib, siin võib olla selline kergelt tekkida selline kannatamatus või siis need kaardid pööravad tähelepanu sellele, et sinu sees võib olla sellist kannatamatuse
energiat, mis on oluline siis võib-olla ka lõpuni tunda endas. Et jällegi, et kõik saab nagu puhasta see kannatamatus ära sealt ja lase sellest lahti ja vabaks ennast. Et asjad liiguvad väga-väga aeglaselt, võib-olla silmaga nähtavalt või füüsiliselt tuntavalt, sa ei tunne nagu midagi otseselt, aga tegelikult energeetiliselt toimub siin väikest laadi ikkagist liikumine, aga see ei ole füüsiliselt ega silmaga nähtav liikumine, aga see kasvab ja kasvab ja kasvab ja kui sina oled selline kannatlik, mitte selles suhtes, et ma nüüd istun ja olengi kannatlik, vaid sa puhastad selle tunde sealt tagant ja sa enam ei pööra sellele tähelepanu, sa võid oodata nii ükskõik kui palju vaja või noh, et sa nagu ei keskendu sellele energiale, et ma ootan või ma olen nüüd kannatlik, sa lihtsalt puhastad ära ja siis sa tead edasi, mis on need järgmised sammud või millele sa peaksid keskenduma. Fookus peaks olema tegelikult alati iseendal, mitte välisel. Ei suhete osa pealt ega tööalaselt, mitte millegi. Alati iseendal ja kui su olek ja selline olek on selline neutraalsusest rõõmuni ja sa tunned enda elus sellist rõõmu ja elujõudu ja sellist heaolu ja sa pöörad tähele alati enda olekule, paned tähele, millises energias sa oled parasjagu, näiteks kui sa tunned pinget või stressi või kannatamatust, siis sa istud maha ja tunned selle lõpuni lihtsalt, vabastad selle endas. Ja sa lähtud enda südamest, mitte mõistusest. Noh, inimene on niivõrd välja õpetatud ikkagist lähtuma mõistusest ja egotasandist, et ta on nagu selline automaatpiloodi peal toimib ja programmide pealt toimib, et teadlikumad juba siis jõuavad ka südamest tulevate otsusteni või siis südame hakkavad liikuma nagu südame avamise suunas või siis südamest elamisest, armastusest elades. Et alati vaadata läbi armastuse silmade ja avatud südame. Et nii kui sa tunned ennast nagu klammerdunud või hirmus või kannatamatus, siis seal on juba emotsioon, mis tahab sinu üle võimust võtta, aga teadmata siis seda ka, et emotsioon ei ole sina, et sa ei pea sellega samastuma. Et miks need asjad lähevad nii aeglaselt edasi, ongi sinu enda nagu hinnangud nendele asjadele alateadlikult. Sa võib-olla püüad küll siin võib-olla mõelda, et või arvata, et ei, ma ju ei mõtle sellele, ma ei taha ju seda olukorda, aga kui sa juba suunad fookuse sellele või selle kiire sellele, et ma ei mõtle sellele, et ma ei taha ju, et asjad nii aeglaselt edasi liiguvad või mida iganes, siis sa tegelikult alateadlikult suunad ikkagist selle teadvuse kiire sellele ja sa unustad tõmbata selle fookuse enda suunas tagasi, ehk siis pilk endasse ja sa jätadki selle nagu fookuse sinna välja, et asjad nagu liiguvad nii aeglaselt või ma tahaks, et asjad kiiremini liiguksid, et miks ta nii aeglane on, miks need asjad nii ei lähe nagu mina tahan, kuigi nad tegelikult lähevad selles suunas, aga nad lähevad nii üliaeglaselt, sest võib-olla sa seal nagu seda teadvuse kiirt ikkagist hoiad sellele, mida sa tegelikult ei soovi, eks ju, kui sa hoiad sellele, et ma ei soovi seda, siis sa tegelikult ju lood seda, et ma ei soovi seda, ei sõna ei lähe arvesse ju, sa suunad fookuse sellele, et ma ei soovi seda ja siis sa lood hoopis seda, et seal on puudus taga, et see kannatus ära lõppeks sealt või see kannatamatus ei mõjutaks sind, siis tuleb lihtsalt see vabastada ja puhastada. Ainuke lihtne viis. Ega see, kui sa mõtled, et okei, ma vabastan selle ja ma ei sunnin ennast mingisuguseid teisi mõtteid kogu aeg mõtlema, siis see on tegelikult enese sundimine ju, enese peal jõu kasutamine. Kõige lihtsam viis on ikkagist avatud südamega ja südamest lähtudes elada, on oma emotsioonid vabastada, puhastada igasugu klammerdumise ja vastupanu suhtes. Ja siis hakkavad asjad ilusti
ja kergemalt jooksma, kui sa vabastad oma mineviku, siis need emotsioonid, eks ju. Et siin tegelikult see areng toimub, aga see areng toimub nähtamatult, et põhimõtteliselt peaaegu nähtamatult, eks ju. Et tulevad mingisugused kerged pakkumised või ettepanekud, aga nad on sellised, vahest võib-olla sa tunned, et võiks kiiremini toimuda midagi, aga kedagi väljastpoolt ei saa sundida olukorda, situatsiooni, inimesi. Et kui sul tekivad mingisugused reaktsioonid või emotsioonid sellega seoses, siis lihtsalt puhasta need. Ja nii lihtne ongi. Ja asjad hakkavad palju lihtsamalt sinu elus avalduma. Et siin midagi päris kindlasti kardab ja siin midagi päris kindlasti kasvab ja see kasvamine toimub läbi sinu südame, läbi armastuse. Kuigi ta kasvab aeglaselt, aga ta toimub läbi sinu südame, armastava pilgu, armastuse, millega sa seda olukorda toidad, mis iganes olukord, kas materiaalselt mõttes, kas siis isiklikus elus midagi, tervise suhtes või mingisugune armastussuhe või sõprussuhe, mis iganes, sa toidad seda ja kasvatad seda läbi oma armastuse. Ja kui tekib natukene selline kannatamatus või selline frustratsioon, et kõik läheb nii aeglaselt, siis aega ei ole olemas tegelikult. Ja aega on lõputult. Ja läbi sinu siis nende emotsioonide vabastamise ja läbi siis armastuse sa kasvatad tegelikult seda tohutult tugevaks, mis siin praegu kaartides on, läbi selle, nende aeglaste ja vaiksete ja liikumatute sammude. Tegelikult on see lõpuks väga selline materiaalselt käega katsutav ja stabiilne ja turvalisust loov olukord, kuigi sa pead siin aru saama ka seda, et turvalisus ei tule kunagi väljastpoolt, seepärast et alati väljas midagi muutub, kaob, muutub, uueneb, mis iganes. Mitte miski ei jää kunagi väliselt samaks, see on kogu aeg muutuvuses. Turvatunne tuleb sinu enda seest, sest see on tunne, mitte välistest objektidest või olukordadest, situatsioonidest. Inimesed ja olukorrad ja majad ja kodud, need ei suuda sulle kunagi seda turvalisust pakkuda, mis tuleb tegelikult sinu enda seest, see raha ja kõik see. Et see ei suuda sulle seda tagada, mida sa iseendale tegelikult suudad anda. Aga miks me ei suuda neid asju iseendale anda või neid tundeid, ongi see, et seal on väga palju seda emotsionaalset prahti peal ja me ei tunne ja ei taju seda päris enda tõelist olemust. Ja nii on. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos.